Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 13. osa. Selles osas ma olen jõudnud oma peaaegu 2 aastat kestnud looga tänasesse päeva. Ja konkreetselt selles osas saavad kokku unenäod ja tõelisus. On kummaline, kuidas elu mõnikord vaibub selliseks vaikuseks, et peaaegu nagu kuuled oma mõtteid hoopis uuel moel. Igapäevane kiirus jääb kuhugi tahaplaanile ja asemele tuleb teistsugune ja aeglasem aeg, mis on nagu sissepoole vaatav ja täis tähelepanelikkust. Just sellises seisundis olen viimastel kuudel elanud. Kuigi nagu ütlesin, minu lugu saab kohe juunis 2-aastaseks. Käin parasjagu läbi 3. keemiaravitsüklit, kuid ma ei tunne ennast haigena. Ravi puudutab keha ja selles toimuvate protsesside võimalikku mõjutamist, mitte minu hinge ja meelt. Mu meel rändab aeg-ajalt omiradu ja näiteks eile öösel nägin väga selget und, kuhu tegelikult kuulus 3 natuke erinevat, kuid samal ajal tihedalt seotud episoodi. Tavaliselt tean, et olen küll midagi unes näinud, kuid unustanud selle otsekohe peale ärkamist. Vahel harva on unenäod väga selged ja jäävad pikaks ajaks meelde, nagu oleksin vaadanud mingit filmi. Just selline oli eilse unenäo episoodide jada. Ja see kõik kandis endas nagu midagi tähenduslikku. Võib-olla need episoodid kõnelevad minuga viisil, mida argiteadvus ei suuda tabada. Jah, ma ei pea end haigeks. Mul on küll levinud vähk. Mul on olnud 3 suurt operatsiooni ja nagu mainisin, hetkel on käimas 3. keemiaravitsükkel. Kuid see on vaid osa minu elust, mitte mina ise. See on nagu mingi teine mina, kellega ma koos elan. Mina ise olen endiselt elus ja terve ja liikuv. Ja aeg-ajalt esinev füüsiline väsimus ei muuda seda tervikut. Sest ma tean, et see väsimus on põhjustatud keemiaravist. Ja siiski see osa elust, milles praegu liigun, pole kaugeltki see, mille oleksin ise valinud. Ja siis ongi nii, et mõnikord toob elu unenäod. On need siis mälestused, unistused või mõlemad korraga. Üks minu suur armastus on algarve. Ja see ei ole mitte ainult unistus, vaid ka ilus mälestus. Pean seda südames oma teiseks koduks. Ma olen vist 8 korda olnud algarves. Ma tean täpselt, mis tunne on seal jalutada, autoga sõita. Mul on kirgas ja selge mälupilt sellest, kui sõidan autoga ning selle viimase tõusu taga on otse ees Atlandi ookean. Suur ja võimas ja salapärane. Tunne on selline, nagu läheksin koju, kus kohast olen kaua eemal viibinud. See valgus, see lõhn, see soojuse liikumine õhus. Need pole lihtsalt kaunid pildid, vaid reaalne tunne minus. Viimases unes
olin just seal Algarve rannas. Ei tea, millises täpselt, sest olen olnud seal nii paljudes erinevates linnades ja randades, kuid see ei tundunud üldse unenäona. See oli nagu tagasitulek. Jalutasin rannas kuumal liival, siis tuli laine, mis liikus ebatavaliselt kaugele, kuid selles polnud midagi ohtlikku ega ka midagi väga ebatavalist. See laine viis mul jalad alt ja kukkusin pikali. Ma istusin sellel märjal liival ja naersin südamest kõva häälega. Vesi valgus tagasi ookeani. See laine nagu viis minust kaasa midagi, mis enam ei kuulunud mulle. Midagi, mida ma enam ei vajanud oma ellu. Tõusin ja kõndisin mäest üles. Rand ja lainete kohin jäid selja taha. Maas olid liiva sees väikesed veeloigud. Sellised, kuhu vesi jääb seisma, kui ei pääse tagasi voolama. Ühes sellises väikeses veeloigus olid 2 suurt tumepruuni tarantlit. Nad liigutasid ennast rahulikult ja aeglaselt. Vaatasin neid ja teadsin millegipärast täpselt, et nad ei ründa mind. Nad nagu rääkisid mulle teatud raskustest mu elus. 3. stseen selles unes viis mind haiglasse, kuid mitte patsiendina. Mul oli valge õejakk seljas, kuigi ma ei töötanud seal. Millegipärast kõndisin osakonnas ja mõtlesin, et varsti keegi küsib, kes ma olen ja mida ma seal teen. Igaks juhuks võtsin mingi kandiku kätte ja otsisin väljapääsu, lifti või treppi, kuid ei leidnud. Keerlesin suures peaaegu ümmarguses osakonnas, vahepeal sattusin palatisse ja kui sealt väljusin, siis olin suures õdedele mõeldud aulas. Nägin kedagi tuttavat, kes mind kohe ära tundis, aga mina teda mitte. Kuigi teadsin kindlalt, et tunnen seda mulle soojalt naeratavat inimest. Kogu see uni tundus, nagu oleksin mingis rollis, mida ma polnud valinud. See unenägu ei olnud päris fantaasia. See oli nagu meeldetuletus, et ma ei pea enam igatsema midagi kättesaamatut. Ma olen seal juba olnud, korduvalt. See koht ja tunne ja need emotsioonid elavad minus edasi. Ja ma lähen kindlasti sinna uuesti. Mõtlesin, et igal õhtul sulen silmad ja rändan mõtetes sinna. Näen tuttavat teed. Tunnen vaistlikult ära selle hetke, kui ookean ilmub silmapiirile. Tunnen tuult, mis on soe ja tuttav. Ja siis ma tean, et ma olen tagasi oma teises kodus. Vesi tuleb ja pühib mu pikali, ma naeran. Tarantlid, keda ilmselt Portugalist ei leidugi, istuvad oma veeloigus, aga ma ei karda neid. Ma lähen mäest üles kergema südamega. Ma ei ole katkine, ma olen elus. Täna käisin oma 3. ravitsükli 3. keemiaravis. Mis nüüd edasi tulemas on? Seda ma hetkel veel ei tea, sest kompuuter on 14. mail ja onkoloogi vastuvõtt 21. mail. Kui ma täna keemiaravist koju jõudsin, oli mulle tulnud suur ümbrik, kus oli soolevähi sõeluuringu komplekt. Ei teagi, vist peaks naerma.
Mul on soolevähk diagnoositud 2023. aasta juunis ja opereeritud kohe augusti alguses. See jandal, mis praegu toimub, on põhjustatud soolevähi metastaasidest, mis pikkamööda ka järjekindlalt toimetavad ja olid jõudnud juba ilmselgelt enne levida, kui kasvaja avastati. Hakkasin mõtlema, et mis juhtuks, kui teeksin selle sõeluuringu praegu. Ilmselt saaksin negatiivse tulemuse, sest soolest on vähk koos 25 sentimeetrise jämesoole jupiga ära lõigatud. See on iseenesest päris huvitav teema. Ilmselt saaksin kõik süsteemid täiesti segamini. Ma tean, et need sõeluuringu komplektid saadetakse mingi programmi vahendusel sünniaasta järgi. Kuid selge on ka see, et ükski programm ei programmeeri ennast algusest peale nullist ise, vaid ikka inimene sisestab andmed kuhugi. Ja ilmselt neid ei jõuta palju kontrollida ega jälgida. No parem topelt kui üldse mitte või kuidagi nii. Ei vaeva oma pead enam sellega. Õhtused kabetsitabiinitabletid on võetud ja homme on uus päev. Uus päev, kus on võimalus liikuda, mõelda ja olla ja teha asju iseseisvalt. Ma ei ole loobunud oma unistustest. Need elavad minus edasi ja juhivad mind samm-sammult. Isegi siis, kui elu mõnikord hetkeks peatub. Tunnen seda sooja tuult ja õhu liikumist, sest see on nii tugevalt minu mälupildis. Sellel hetkel tean, et mul on veel palju ees. Palju elada, palju kogeda, palju jagada. See teekond pole veel läbi. See lihtsalt muutub koos minuga. Aitäh, et kuulasid ja kutsun sind kuulama oma järgmiseid lugusid. Aitäh!